Nukufilmid Eestis tohutult populaarsed, inimesed vaatavad, inimesed naudivad ja nukufilmid saavad ka tohutult auhindu. Jaa, aga olete te kunagi mõelnud, et kuidas üks nukufilm valmis saab? Sestap tulime täna Nukufilmi stuudiosse, et ise oma väikeste käekestega päris algusest lõpuni üks nukufilm valmis teha. Nukufilmide EFTA 2023, siit me tuleme. Triin, tere! Tere! Meil on abi vaja, meil oleks vaja nukufilmide EFTA-t. Kohe ja praegu. Kas sa saad meid aidata? Olge lahked. Jess, jumal tänatud. Piret, tule edasi. Tere hommikust. Olukord väga lihtne. Me tahaks teha eriti ägeda nukufilmi. No kõigepealt peaks nuku valmis tegema. Siin on pandud valmis nüüd vahendid selleks. No mina hakkan kohe nukku tegema. Ma olen pigem siuke moraalne tugi. Ma olen ikkagi filmi produtsent. Mina olen suure töö tegija siis, jah? Mina olen suure töö tegija, aga no vaatame seda asja. Nii, siin on nüüd 6 ühepikkust traati pandud. Sellest peaks tulema selline karkass. See oleks siis eeskuju. Algus on keskelt, hakkate kerima seda kere. Ma hakkan seda kõike 6 korraga kerima, jah? Siis 3 traati lähevad jalgadeks, 2 tükki käteks ja 2 tulevad kaelaks. Kas kuidagi lihtsamalt ei saa? Kas nagu valm... Sa tahad juba lihtsamalt saada, me hakkame just tegema. Mina mõtlesin, et äkki saab kuidagi niimoodi, te olete siin teinud ju 20 aastat neid, rohkem veel neid nukufilme. Kuidagi valmis kuskil, ma vaatan, näed, siin on, vaadake, siin on lahede, see on puud valmis juba, nii et meil on mets on olemas, kas seda võime kasutada? Mõtle ise midagi välja, Robi. Te peate oma pea jah tööle panema. Ma tean, teil on siin tohutult palju rekvisiite, lähme korra vaatame taharuumidesse, ma leian see midagi küll, mida kasutada. Siin on siis töömehe ruum, tina, haavlid, siin läheb tulistamiseks tõenäoliselt. See on see tuba, kus tehakse seda kõike, vaadake, seal on see fotokaamera. Nii, ma lähen vaatan, millised rekvisiidid meie filmi võiks saada. Ma olen tunne, et ma olen juba 4 tundi siin seda väänanud, seda traati. Piret, tegelikult oled 7 minutit. Sa võid ikka kõvasti rohkem pigutama. Läheme meie jälle vaatame, äkki leiame, produtsendina ikkagi filmi midagi sellist, mis annaks filmile juurde, mitte ei võtaks ära nagu Piretis tehtav nukk. Tere, daamid! Tere! Teil on siin väga uhke ladu. Kas tohib teilt mõnda rekvisiiti laenata? Siin on üks mittekasutamist leidnud ingel. Ingel? Siin on üks kana, mis oli Riho Undi filmi Proovikana. Jah, Proovikana. Ärge postikanaga tegamini. Saab filmi. Piret, ma olen leidnud midagi, mis annab meie filmile juurde. Kujutades ette. Oi, kui arvad. Ühe nukufilmi Proovikana, mis ei jõudnud filmi ja teiseks see käsi, see väike käeke võiks jõuda. Oi, kui tore käekene. Ma ei tea, mis sa sellega teed, aga... See lehvitab praegu. Olgu, väga tore. Kuule, aga vaata, mul hakkab juba tekkima. See on nüüd sama inimene pärast 8 tunnist alkoholi tarvitamist. Ööklubi eest peale korjatuna. Ta on lihtsalt nagu... Omapärane. Teistsugune, jah? See on süga armas, ma arvan, süge südamlik. Tahaks natuke võib-olla isegi põske, panna ta puna natuke. Vaadake nüüd, see on üks kaunis daam. Tüdruk hakkab valmis saama, kujutan ette teda juba nagu siin, vaata, kui sa paned ta selle pea siia otsa. Ta on natuke väikse peaga selle suure kea kohta, aga mina ei saa ju Pireti tööd enam muuta. Nii, natuke nagu tõmbaks soni talle pähe, aga väike tukk peab ikkagi olema alles. Ei, ja kuule, väga kenake ju. Mis me ta nimeks paneme? Parem talle siis, ma arvan, süükse klassikalise Eesti nime Klaarika. Klaarika. Klaarika näoga natukene, jah. Tere, Klaarika. Klaarika. Nii, nägu on tehtud. Klaarika on juba võtmas mingit sellist toredat kuju, aga nüüd Robi suur soov oli, et tal ikkagi nagu puusa mahtu oleks rohkem. No selles mõttes, et see ei saa ju, inimene ei saa ju nagu kont ja seesama ais olla. Nagu see on sinu suur soov ja tahtmine. Ei ole minu soov, see on nukufilmi eetika. Ma ise olen juba välja lõiganud sellise seelikumaterjali. Kardan, et nüüd jääb võib-olla kitsaks natuke pärast seda, kui ta puusakamaks sai see. No natuke nagu läks. Nats nagu läks. Jah. See on täitsa kenasti. Täitsa okei, jah. No vaata nüüd teiselt poolt ütleme nii. Minu arust see on väga hästi. Kuule, see on väga ilus. Jah, surume siia pea otsa. Kael läks natuke viltu lihtsalt. Äkki sa Piretad ise, sest et minu käelised oskused praegu natuke jätavad soovida. Issand, kui ilus, Robi. Ma ütleks niimoodi, et see on kõige ilusam tüdruk, keda ma täna näinud olen. Meie väikeste käekestega tehtud Klaarika. Ta on siuke nagu hästi pikakäeline. Nii, ja nüüd me oleme siis tulnud stuudiosse hetk, mida me oleme siin pikalt oodanud. Meie nukk on valmis. Klaarika ootab, et temast film vändataks. Meil on siin operaator Ragnar ja meil on siin režissöör Kaspar. Nii, meil on praegu siin 3 tegelast, nagu ma saan aru. Ingel, kana ja Klaarika. Siis ühesõnaga Klaarika leiab käe, mida kana nokib. Super!
siit hakkab juba lugu rulluma. See on väga ilus algus on selle filmile. Ma arvan, et see tuleb põnev film. Nii, kuidas see siis pihta hakkab kõik? Teeme praegu üldplaani, ma arvan. Klaarika seisab juba siin ja kana on siin ja nokib kätt. Ma arvanud, et see lugu selliseks täna kujuneb. Kana nokib kätt ja Klaarika ehmatab. Okei, siis on meie Klaarika. Klaarika ja kana ja käsi. Ta liigutab tiibu ja Klaarika ehmatab. Sa hakkad kaaderaaval neid tiibu niimoodi liigutama. Teed niisuguse liigutuse, siis tuleb pilt, järgmine liigutus, pilt, aga kana peab olema siin põranda küljes kinni. Klaarika samas ka ehmatab, eks ole. Siis ta käed lähevad niimoodi, käed lähevad tal niimoodi ülesse. Oi, bože moi, mis ta siis ütleb? Niimoodi pilt, niimoodi pilt, niimoodi pilt. Ja samal ajal siis need kanatiivad, eks ju, liiguvad. Ma olen siis Klaarika. Ole Klaarika, sa oled tähtsam natukene, ma olen kana. Ma saan siis kana liigutada, sina saad siis nii-öelda liigutada. Ja sellega on ka siis minu tänane tööpäev lõppenud. Ma lähen mullivanni. Aga hakkab pihta siis, Piret. Sina Klaarika nüüd kehasta ennast ära, on suht sarnane. Nii, mina olen kana. Teeme selle lühikese plaani, see on niisugune ehmatuse plaan, et ta lihtsalt teeb niimoodi. See võtab aega, ma ütlen teile ausalt. Meil animaator teeb päeva jooksul 5 sekundit. Aga siis hakkame kiiresti tegema. Nii. Teeme siis nii, et ma arvan, et ma assisteerin teid. Ma nagu pildistan. Ma teen esimesed 2 pilti. Ja nüüd hakkab kana möllama ja Klaarikal hakkavad käed tõusma. Issand, kui palju tööd. Kana hakkab nüüd lehvitama. Nii. Vist natukene selline meditatiivne nokitsemine sellel inimesel. Animaatori töö on kindlasti selline. Soovitan teile, et Klaarika minestab. Teeme lihtsalt niimoodi. Järjest vajub ära lihtsalt. Ta vajub lihtsalt kokku. Jah, hakkame siis minema. Ma vist pean natuke nagu... Multifilmi minestus. Jah, okei. Ta minestab ikkagi efektselt. Põlved hakkavad nõrgaks minema. Kana jäi küll mingil põhjusel seisma, aga las ta olla. Kana on jah. Kana ka ehmus ja kangestus. Kana peaks natuke kergelt ikkagi liikuma. Väga kurb film tegelikult. See on ikkagi väga kurb, jah. Paneme siis vaese tütarlapse niimoodi täitsa pikali kohe, jah, järgmise kohadega. Meil on praegu põhimõtteliselt nagu nii-öelda filmi rebu on nagu olemas, eks on ju, et on kana, on käsi ja on Klaarika. 5 kuu pärast teeme teise poole, aga praegu saame televaatajale näidata, et mis meie tänase suure töö tulemus on. Maailma esmaesitus on see. Esmaesitus. Selle nimi on käsi.